Keiti Meier ja tervitused Hispaaniast. Nagu te teate, siis olen võtnud sellel aastal eesmärgiks taas võistlustulle astuda ja et seda eesmärki võimalikult vägevalt täita, siis oli vaja tulla triali Mekkasse ja selleks on Hispaania. Ja ma tegin ka niisuguse lubaduse, et ma hakkan siis kajastama enda tegemisi vlogis ehk siis rahvakeeli ma hakkan suunamudijaks, influenceriks ja milleks kõigeks veel üks tänapäeva noor tahab saada. Kuna kõik minu andunud fännid teavad, kui naljakas ma olen Instagrami storydes, siis vlogi vormis avastasin, et võib-olla natukene keerulisem on seda nalja edasi anda. Tegemist on siiski täispikka filmiga. Ehk siis esimene vlogi võib-olla selline üle kivide ja kändude. Ma alustasin inglise keeles, aga siis ma sain aru, et osad naljad jäävad tegemata. Eesti keeles on kuidagi naljakam sõnu kokku miksida oma vahel. 14. veebruaril pühkisin siis kodumaa lume jalgadelt ja asusin teele Hispaania poole. Live, laugh, love. Guten Morgen. Käisime Stuttgardis Mercedes-Benzi muuseumis, kus olid siis iidamast, ajadamast mõned pillid, kaarikud, esimesed mootorid ja isegi puust raamiga mootorratas. Siin on ka väike lõik selle kohta. This is the world first car with the vacuum cleaner. This is before we had Reiger suspension, rental handlebar, and everything you know today. I am very grateful I was born last century. I have now finally found a car that's equivalent to my old Transporter T4. It has 55 kilowatts. Goes very fast. I don't see any electronics in this car. Is this how it works? This bad kitty will go up to 160 kilometers per hour. Ja kui Mersu muuseum oli ristipõiki läbi jahvatatud, siis me võtsime suuna Lõuna-Prantsusmaale. Seal oli üks tuttav, kellega me siis läksime MTB-d sõitma. Ja see oli väga lahe kogemus, sest et Eestis on küll tore rattaga sõita, aga seal pole ühtegi mäge. Ja siis see oli selline kõva andmine ja videost ei ole näha, kui kõva andmine see oli. Panin veel 100-kordse kiirenduse peale. Aga väga lahe oli. 3 kilomeetrit tõusu, pulss on 14 lööki minutis ja peale rattasõitu läksime sõbra Laurenti juures piirkonna traditsioonilist rooga, kus siis oli 10 000 kilo keedetud kartuleid, 10 000 kilo juustu ja siis asja iva oli selles, et panid selle juustu koos singiga sulama. Ja kui kogu see juust ja kartul oli ära mugistatud, siis oli aeg sõita edasi ja tegime veel enne Hispaaniasse jõudmist viimase peatuse ühe vanapaarikese juures. Ja järgnev lõik on review sellele hästi lahedale kogemusele, mida ei tahaks enam kogeda.
oleme siis nüüd Lõuna-Prantsusmaal Airbnb-s. Vanamees vaatab diivanil telekat, kõht töllakil. Terve vaatab seda reede õhtu seda porri Prantsusmaal. Väga sketchy place. Midagi ei näe välja ka. Äkki keegi tuleb öösel veel saega. Jätkame tegelikult hoopis keldris. Kui me ei raporteeri nädala pärast, siis ilmselt nad on meid tükkideks saaginud ja suppi sisse pannud ja meid ei ole. Tuba number 2 saab lugeda kirjandust, ma ei tea, mingi euronõuete kohta. Ja siis siin on ka minibaar, kus on siis Coca-Cola Zero, kus on üks väike lonks võetud, aga ära pane tähele. Enamus on alles. Siin on ka siis Lõuna-Prantsusmaa starterkit, kuidas ennast puhtaks saada. Üks nustik, üks vatilikk ja väheks. Kahjuks tampoone pole. Juukse klamber. Siis loodan, et see mingi kakaplekk siin peal ja läheb pruuni värvi natukene jäetud ka siis meilegi. Siuke nunnu juukse selle kirbud. Kõik tuled siin majas vist on liikumisanduri peale. Pesin juukseid, siis tuli kustus ära poole akti pealt. Oot seda. Nagu omamoodi väike diskoteek siin. Ja ükski lill ei ole päris. Tolmulõhn, nii ilus. Pilt, millel on kile peal, et külalised ei oksendaks siia peale. Nii ettenägelikud, nii ettenägelikud. See oli hea. Ja mitte vatitikuga, vaid oma näpuga. Kuidas magasid? Ma jäin illu. Hommikul 5 hakkasid need vanainimesed kohvi tegema ja muna praadima ja 7 läks seebikas käima ja elama on life'i. Peale seda, kui olime eluga pääsenud sellest keldrist, tänasime Jumalat ja võtsime suuna piiri poole, kus meid siis teretasid õiged prantsuse saiakesed, kohevad croissantid ja karamelliga. Mis kuradi vastakukke see on? Vaata seda croissanti. Nagu vanaema keemilised. Kohe jõuame siis Hispaaniasse, Prantsusmaa on peagi läbi, viimased meetrid on vaja läbida ja kõik, mis ma olen kohalikus keeles ära õppinud on croissant, kohvi, aremois, oui, ja rohkem ma ei tea. Ikka nad panid mingit manti siia talle ju. Et oleks lihtne cappuccino, kus on nagu kohv vahustatud piimaga ja siin on mingisugune šokolaadisõi sisse pistatud. Võib-olla eestlased on lihtsalt nii lihtsad. Mis siin ongi? Ekleerid või? See töökoht on. Hea lõhnaga. See on nii enda. Ma oleks vaja prantslasest vanaema nüüd. Järgnev episood siis Keiti Meier joogat tegemas. Süüa tahab.
sa oled teinud seda? Kivide, ära tee kivide pealt. No nüüd vedeled. Võtsime suuna DRS-i tehasesse teada saada siis, milline ja kust pärineb see raudne ratsu, millega mina sõidan. Seesama raudne ratsu, kellega ma olen sõitnud üle 1000 kivi ja kännu, üle mägede, üle igasuguste asjade, üle majade, kaarte, katuste, you name it. Poisid aitasid veel motikal paar asja sättida. Vaata soomsi. Nüüd me oleme DRS Racing Departmentis ja siis poisid teevad kiire paimu tsiklile. Siin nad siis valmistavad ette ja siia iga stationil on siis omad mingid projektid, siis panevad liini peale ja siis liigutavad mööda liine. Siin on siis valmis rattad, mis peagi veerevad tehasest välja. Tehas toodab aastas umbes 3000 ratast ja päevas 15–20 ratast. Ja siis panime siis sellise stardi tõsisele van life'ile. Avasime väliköögi, hosteli, 8 tärni hosteli, meie see kaubik. Ja nii ta läheb. Oleme siis tegemas rooga. Sinna sisse käib sibul, küüslauk, pataat, riis ja karri ja natuke armastust, natukene mõned salakomponendid, mida ei saa öelda. Ja siis siin me siis kokkamegi. Kõik rusikad ja pannilabidad on ka kadunud. Bon appetit! See on Hispaania köök. Paneks törtsusoola veel. Ja siis leidsime ennast viinamarjapuude vahelt. Tere hommikust! Ma olen viinamarjapuu. Nende saatesarjade sees, episoodide sees, vlogide sees olen ka alustamas sellist saatesarja nagu kiviuurija. Tulemast vaatama minu saatesarja Hispaania kivid. Siin oleme leidnud siis ühe klassikalise Barcelona lähistel asuva kivimi. Ta on krobelne ja siin on siis 2 korterit. Siin elavad, ma vaatangi siin elavad. Ae! Kahjuks, tähendab või õnneks on nad lahkunud ja nüüd ma saan seal skvattida. Kolisin siia nüüd. Aga jaa, mida? Ütle, mis sa tegid? Mis juhtus? Oksad. Okkad lekid. Ma ei viitsi. Isale sõnu kasust välja. Vaata seda. Ma oleks pidanud rohkem teipi panema. Mis siis parem oleks? Seda püsiks kauem. Kes teeb plastikust on pootse? Jalg ja juurika taha. 2 + 2 on 5. Davai, ma teen nüüd veel paremini. Ma ei tea, ei saa muidugi teema. Lõunaaeg on. Ei ole. Lõunaaeg on. Ma tahan sõita.
ma tahan sõita. Ma ei tule. Ma tahan vaadata korra mäetippu ja tagasi, mis tee peale läheb, siis tean, kuhu pärast õhtul sõitma minna. Ma ei jaksa toiduni kõndida. Nii palju tüdrukuid, Eestis pole nii palju sõitjad. Täna on laupäev ja siis siin on kohalikud ärsad teevad siis tüdrukutele treeningpäeva. Ja siis ma ühinesin ka ja siis me teeme praegu soojenduskurvitehnikat selle saepru peal. Ja koolkonnad on täitsa erinevad. Üks hüppab, teine keerab. Loco Chicas Racing Club. Ja siis oli Katie Meieri vlogi pilootepisood. Võib-olla see sai liiga pikk, kes teab, aga tulevikus on võimalik teha lühemaid episoode, paremaid valikuid. Ja kui te mõtlete, et miks ma olen kuskil rõdul, siis vastus on lihtne. Siis ma olen ühe sõitja vanaema ülevaltoas. Igatahes järgmises episoodis lähme me sinna ja ilmselt tuleme ka alla tagasi. Hispaanias kohta, kuhu peab kindlasti minema, sest et nii äge või mingi hullumeelne see sõidukoht, siis kirjutage, joonistage, saatke kirjatuvi, saatke telepaatiline sõnum, faks, GSM, mis iganes, võtan kõik vastu. Teie Katie Meier, näeme juba järgmises vlogis.